is happening all around the world. Meat-free Monday. Kui palju erinevaid sorte pelmeene siin tehases valmistatakse? Valmistatakse ligi 100 erinevat sorti pelmeeni. Ja päevatoodangud, ütleme puutoodang on meil 400 kuni 500 tonni. Kuidas teil siin see pelmeeni valmistamine käib? Pelmeeni valmistamine algab kõigepealt, kõige tähtsam on pelmeenil taigen ja meie kasutame kõrgema sordi ja kõrgema kvaliteedilist nisujahu, siis lihad ja lihatäidis tuleb meil lihaosakonnast ja ühel hetkel nad saavad kokku pelmeeni vormimise aparaadi peal. Kuidas saada head pelmeeni? No hea pelmeeni valmistaja hakkab ikka kvaliteetsest toorainest. Esimesena inimesel ikkagi tuleb suhu tainas. Ka järelmaitse temale annab muidugi täidis. Ja hea täidise saladus on muidugi head naturaalsed maitsed, maitseained ja ikkagi hea liha. Kui palju teie pelmeenides liha üldse on? Meie pelmeenides on erinevad lihasisaldused, aga kõige kasulikum ja on osta hea lihasisaldusega, see on superpelmeenid, edasi järgnevad teised sarjad, nagu uuel Saturnil me valmistamine, on ruska ja troika. Ja seal on siis kas loomalihaga, sealihaga, suitsulihaga ja nende lihasisaldused kõiguvad 62-75% täidisel. On ka tarbija sunnil loodud odav sari pelmeen number 1, mille tootmisest uurik ise ei ole väga huvitatud, aga vastu tulles meie tarbijale, kelle rahakott ei ole nii priske, me teeme ka number 1, kus on tõesti 25% kanaliha massi ja me ei reklaami seda toodet, aga me toodame seda kaupluste nõudmisel. Missugused erinevad loomad teil siis sinna pelmeeni sisse lähevad? Meil lähevad väga erinevad loomad. Muidugi tootmine käib loomaliha ja sealiha baasil, aga on ka metssealihaga pelmeene, kängrulihaga pelmeene, põdralihaga pelmeene. Miks võib üks pelmeen olla halva maitsega? Mis seal valesti siis on? Eks võib olla sama asi, et see liha ei ole kvaliteetne, sest kunagi me ei saa enam teda ümber töödeldes teha teda paremaks. Kõik algab ikkagi toorainest, tooraine vastuvõtmisest, sisseostmisest. Siin on nüüd Baltimaade suurim pelmeeni tehas. Kuhu teie tooted kõik siis lähevad? Kui paljudesse riikidesse? Antud momendil läheb päris palju muidugi Lätti ja Leetu, aga praegu tarnime juba Soome. Ka Saksamaalt tuli näiteks eile kena tellimus, kus me tegime just seda nõndanimetatud fasolliga pelmeeni ja siis me oleme viinud ka Hispaaniasse, aga nüüd läksid muidugi suvel esimesed juba suuremad partiid Venemaale. Kui ma sooviksin teie tehasest tulnud pelmeene osta, siis kas mul piisab sellest, kui ma ostan ainult Uviku tooteid või on mul võimalik teie pelmeene ka mingi muu nime alt saada? Jaa, me teeme ka kõikidele Eesti kaubanduskettidele private labelit ja me ei tooda ainult Rimile, aga teistest Eesti kettidest on teil alati meie tehtud pelmeene võimalik osta. Nüüd me nägime, kuidas käib pelmeenide valmistamine Baltimaade kõige suuremas pelmeeni tehases. Minul igatahes tuli nostalgia, tuli meelde need ülikooli ajad, kui ikka väga paljusid õhtuid sai sisustatud pelmeenide seltsis.